Kadriorgu rajatud Jaapani aia kujundas arhitekt Masao Sone. Taimede valikul lähtus ta Jaapani aiakujundustraditsioonidest ning Eesti kliimast. Siin paikneb muuseas ka Eesti suurim rodoaed. Eripäraseks teeb selle aia aga kivide kasutamine. Jah, Jaapani aed on kümnetes ja sadades Euroopa parkides, aga nagu ka suursaadik ütles, nad on suuremalt jaolt nagu kaheosalised. Aga sellist Jaapani aeda nagu on Kadriorus ei ole mitte kuskil, selles meie Jaapani aias on ka vanalinna katused. Kui sa paned tähele, siis osad kivid on nii-öelda natuke nagu sellised kurjad, nad on püsti, mis ei ole üldse ju looduslik. Ja need samad püstised kivid ongi nii-öelda hooned ja hoonete katused. Kadriorus asuv aed on teeaia tüüpi. Selles väljendub inimese elukulg. Aial on vaid üks sisse ja üks väljapääs. Jaapani suursaadik Itaoka Hajime peab eestlasi ja jaapanlasi sarnaseks oma suhtumises loodusesse. Always Japanese people think we are part of nature, we are part of universe. And since I came to this country, I have visited Estonian forests or Estonian lakes and talked with so many Estonian people. And I'm surprised because Estonian people are feeling in exactly the same way. This is a very important similarity between the Estonians and the Japanese. Jaapani aias õitsevad kevadel kirsid, suvehakul rhododendronid, suvel iirised ja võhumõõgad, sügisel võluvad aga vahtrate värvilised lehed.